Tere! Te vaatate saadet Koolitaja kolmapäev ja see on selle saatesarja 5. osa. Mina olen saatejuht Kaidi ja tervitan teid kõiki meie Vanalinna maja stuudios. Täna saates värsked kontsertiuudised, üks väga hea jõulukingi idee, kes on tänase saate külaline, miks on õpetajaga õppida kasulikum kui YouTube'i abil ning esmakordselt meie saatesarjas saame näha saatekülalise esinemist. Saate eesmärk on koos avastada elukestva õppevõimalusi, tutvustada põnevaid koolitajaid ja julgustada sind proovima midagi uut. Korra kuus toomegi teieni vestluse ühe Tallinna Rahvaülikooli koolitajaga, kes jagab meiega siin oma teadmisi ja kogemusi. Õige pea teeme temaga juba juttu ja saate lõpus viime läbi ühe katse. Vaid loetud päevad on jäänud selle piduliku hetkeni 1. detsembril, kui me avame registreerimise juba uueks aastaks. Siis avanevad meie kodulehel uued kursused ja neid kõiki on võimalik jõuluks kinkida. Kuidas? Nimelt saab meie kodulehelt osta ka kursustele kinkekaarte. Kas pole mitte imetore jõulukingi idee oma pereliikmele või südamesõbrannale, oma kaaslasele või kas või vanaemale? Saata nad õppima uuel aastal midagi uut ja sellega kingime oma lähedastele rõõmu ja seikluseid, mitte asju. Nüüd tuleb viktoriini küsimus. Kas sina tead, mis pill on ukulele? Teate, mina varem ei teadnud, aga olen natuke targemaks saanud ja nüüd tean, et ukulele on nagu minigitarr, keelpill ja meie Tallinna Rahvaülikoolis armastame muusikat nii väga, et korraldame ukulele kontserti 29. novembril Pelgu linna majas ja seal astuvad üles Riia ukulele ansambel La Solla ja nende kõrval ka Eesti ukulele orkester ja Viimsi ukulele orkester. Nii et olete kõik oodatud. Lisainfo on meie kodulehel kultuur.ee. Tänase saate valdkond on muusika. Muusika valdkond. Ja meie külaline on Tallinna Rahvaülikooli kitarriõpetaja. Ta on pärit kuulsast Eesti muusikute perekonnast ja on olnud kitarrist väga legendaarsetes Eesti bändides, näiteks Kukerpillid ja Rock Hotell. Ta on kitarrimängu õpetanud üle 20 aasta ja sellest viimased 10 ka meil Rahvaülikoolis. Tere tulemast saatesse, Tiit Kõrvits. Tere. Tore, et sa tulid ja sa tõid meiega selle esimese lumesaju kaasa novembri keskel. Enne kui me lähme sinu muusika teemadesse, ma lähen korraks tagasi meie eelmisesse saatesse, sest eelmine külaline Marja Mattiisen jättis sulle ühe küsimuse ja see ootab vastamist. Ja sa kuuled siis seda küsimust, kui sa oled kinni klõpsanud sellise toreda klapptahvli. Nii et kui sa oled valmis, siis sa võid seda teha. Palun. Kursustel on sageli erineva tasemega õpilasi. Kuidas te kohandate oma kursust just nende tasemele vastavalt? Kursustel erineva tasemega õpilased on kogu aeg ja sa pead kogu aeg oma kava nagu selles mõttes ümber tegema, et sa pead konkreetselt selle õpilase peale ju mõtlema, et kuidas tema areng oleks nagu loomulik, loogiline. Et need on need teemad, millega sa iga päev kokku puutud, kui sa õpetad. Et kui sa näed, et õpilane ei ole harjutanud, siis ütled, et nii, no siis harjutame tunnis. Ja läheb tunni aeg selle peale ja kui on see, et näed, et ei saa hakkama, siis sa võtad analoogse ülesande ja teed siis uuesti temaga seda, et
noh, läheb siis aeglasemalt, aga sa pead ikka arvestama, et ei hakkaks sul tunnis nutma ja et ta tunneks ikka seda eduelamust, et ta ikka tunneb, et ta kuhugi hakkab jõudma, et ta liigub edasi, et see on tema puhul alati ka ju tähtis, sest et ühel on rohkem kõrva ja rohkem harjutamise isu, et selle järgi ka võtad ju selle, kuidas sa oma tundi üles ehitad ja mis ülesanded annad talle, et need on jah igapäevased asjad. Ma võtaks kinni sellest, mis sa ütlesid just, et harjutamisisu, et kuidas see kitarrimängu puhul on, et mis on rohkem tähtis, mis on vähem tähtis, et kas on nii, et kõige rohkem on vaja lihtsalt harjutamist, natuke vähem on vaja annet, et kuhu see harjutamisisu jääb, et kuidas sina seda näed? Alati on see, et iga asja puhul on see, et sul peab olema see ind, see tahtmine seda teha ja kui sul seda ei ole, siis sa võid ju harjutada, ega sul külge ei jää. harjutad, aga homme on ta sul ununenud, aga ind on see, mis paneb sind nagu tööle, paneb sind nagu mõtlema ka ja otsima seda, mis sind edasi arendab, et need on ju kõik asjad, mis selle harjutamise juures on olulised, et loomulikult jah, paljud neid siis õpilased nüüd iga päev harjutavad, aga enne tundi võtavad ikka pilli kätte ja kui võtavad kätte, et seal on ju see. Üks asi on jah, vanemate soov, aga sul peab endal ka see isu olema, et kuhugi jõuda. Sest vanemad ei harjuta sinu eest, sa pead ise seda. Keegi ei harjuta. Just, jah. Et sa pead kõik asjad ise avastama enda jaoks ja see on iga asja puhul, mitte ainult pillimängu puhul, aga iga asjaga, millega sa tegeled, et on oluline. Tiit, sa oled väga kogenud muusik lavalaudadelt ja võib-olla on see selline esinejale võib-olla pisut raske küsimus, aga kui mina mõtlen kitarri peale, siis minule tuleb meelde see romantiline lugu Edelweiss filmis Helisev muusika ja see on üks kaunemaid lugusid, mida mina tean, mis on kitarriga siis, eks ju, filmitud kunagi. Aga kas sinul on nendest tuhandetest lugudest, mis sa oled lavadel mänginud, mingi, mis on kõige rohkem meeles või mis on pugenud südamesse või mis on äkki muutunud praegu sinu kõige lemmikumaks või mingil põhjusel väga tähtsaks? Kui sa saad ainult ühe praegu esile tuua, mis see oleks, Tiit? Ma hakkan nüüd tagantpoolt peale. Et vaatasin eile üle selle Edelweissi. Nii. et ma muidugi ma olen filmi näinud ja see, aga ma mõtlesin ka, et mis seal siis oli see, mis väga nagu meeldis ja tegelikult see kitarr on jah, sobib selle lauluga. Muuseas, selle lauluga on üks asi veel see, et kui režissöör arvas, et kogu see publik laulab seda lugu kaasa, siis tuli välja, et keegi seda lugu ei tea. Ma ei tea, kes seal siis olid, austerlased, sakslased, kes seal saalis olid, et see ei olnud ju rahvalaul, vaid see on ju konkreetselt selle filmi jaoks kirjutatud. Ja siis oli väike segadus selle looga, et siis teine asi. Ma vaatan alati, kuidas ta siis mängib seda pilli. Näitlejal oli muusikaannet, sest ta vahetas õigel ajal. Akordid olid küll ebamäärased, aga ta vahetas neid õigel ajal. See on nagu minu jaoks on alati see, et kui kellegi võtab seal kinolinal, võtab pilli kätte, siis ikkagi see, kuidas ta seda hoiab ja mis ta sellega teeb. Aga mul selles mõttes ühte lugu ei saa olla, et selle erineval eluperioodil on erinevad muusikastiilid või asjad, mida mul oli mingi bluusi periood, siis mul oli reggae periood, siis oli rockabilly periood, need on kõik nagu, ja siis sellel ajal on sul, ütleme, see konkreetne lugu on sul, mis sul siis nagu kõige rohkem meeldib. Muidugi seal on lood, mis mul on selle arvuti kättesaadavamal kohal, siis paned jälle peale ja kuulad seda, et need on need lood, mis energia üles kerivad kohe. Erineval perioodil on need erinevad, et jah, et ühe korra vaimustud, ütleme sellest muusika, sellest energiast, sellest rütmist, siis vaimustud harmooniast. Näiteks nagu kõik need bossanood ja harmooniad on nii põnevad, et juba ainuüksi neid harmooniaid mängides see on see muusika nagu äge, et mõtled, vaat nüüd läheb niimoodi, vaata, kus näed, mõelnud. Et see on nagu jah, erineval ajal erinevat muusikat
mida tahad jälle kuulata, et siis kuulad seda 3 korda järjest võib-olla, eks ju, siis ei kuula teda 10 aastat ja siis kuulad jälle võib-olla. Ma tuleks selle teemaga korraks sinna klassiruumi, kus sa oled, eks ju, sina ja on siis õppija, ükskõik mis vanuses on ta noorem või vanem. Et mis sina arvad, miks peaks kitarrihuviline õppima koos õpetajaga? Sest me enne saadet natuke rääkisime YouTube'ist ja seal on väga palju õpetusi, tasuta, kiireid, lihtsaid õpetusi. Et miks oleks parem sinu arvates seda õpetajaga teha? No seal on üks suur põhjus on siis selles, et kui sa õpid YouTube'ist, siis sa ei märka neid nüansse, mis sul õpetaja teeks ja ütleks. Ja siis mul on need õpilased, kes on tule, ma õppisin ju selle sealt YouTube'is selgeks, aga vaata, kuidas sa sõrmi hoid, vaata, kuidas sa kätt hoiad. Nii ei hoita ju. Et need on need, mis kui ta tuleb tundi, siis õpetaja peab hakkama hästi palju vaeva nägema sellega, et neid vigu nagu ümber õpetama. Ümber õpetada, aga iseenesest on see, et on olemas ka ju, kitarri mängitakse ju, eks ju, kõik sul on sõrmed olemas, pöial ka loomulikult. Siin on suur vahe, et kas on mitu sõrme sul on. Tegelikult 4 sõrme, pöial ei ole kitarri peal sõrm. 4 kitarri sõrme. ja siis on see, et üks bluusimängija, kes mängib ainult pöidlaga ja mõtled, no saab hakkama. Ja siis õpilasele ei mängi 1 sõrmega, mängid kõige sõrmedega, sul on ju kõik olemas. Et saab igat pidi, aga ikkagi see, et kuidas nagu see klassikalisem ja pigem mitte klassikalisem, vaid loomulikum, ütleme, et kõige puhul on see, et see peab olema hästi loomulik sul see asend, et need asjad peavad olema sul õppimise juures nagu selged, et sa mõtled selle peale, et muidu sa ise õppides õpid selle ära küll, aga see peab olema ka eemalt esteetiline vaadata. Mitte, et sul on käsi, kuidas see sul on, aga jah. Et YouTube seda sul ei paranda, aga õpetaja seda saab parandada, eks ju? Ja YouTube ei tee seda, sest temal on juba need asjad selged, tema ei pööra sellele tähelepanu. Võib-olla on, kui sa nüüd leiad YouTube'is näiteks üles 10 viga, mida teevad algajad kitarristid, siis sa pöörad sellele tähelepanu, aga sa ei oska selle peale mõelda, et ma nüüd hakkan otsima, mis need vead on, mis algajatel pillimeestel tuleb. Need on niisugused asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata algselt. See on, ma kujutan ette, tantsus on see, kui su jalahoid on juba algselt vale, eks ju, siis ütleme, jäädki mingil hetkel pidama, et see hakkab takistama. Just, täpselt nii ongi. Tiit, viimaseks räägiks veel nii-öelda muusikavõluvõimest. See on minu enda sõna selle kohta, aga me juba mõlevad teame, kuhu see teema läheb. Et lisaks sellele, et pillimäng annab õppijale väga hea käelise oskuse, musikaalsuse. Kas sa arvad, et pillimäng teeb veel midagi inimese sees? Et tema hingele või tema olemisele? Et mis on see võluvõti selle kitarrimängu juures? See on nüüd üldse kogu muusika puhul, et sa ikkagi näeksid kogu tervikut ja tervikut nagu selle ühtede osade nagu summana. Et mitte, et sa lihtsalt, et see on see lugu, aga kui sa juba kuulad, et seal on niisuguse emotsiooniga osa, sealt läheb niimoodi, sealt läheb naamodi, et see lahti mõtestamine on ka ju tegelikult oluline. Et kui sul on alati keeruline meloodia, siis teed selle tükkideks ja hakkad siis tükihaaval tegema ja nii sa saad selle terviku selgeks, kui sa võtad lahmakesele ette, siis sa ei pruugi seda tervet asja nagu läbi ammustada. Muusika tegemine annab tähelepanu, kuulamise ja loomulikult see kõik füüsiline areng ka sinna juurde, et need on need positiivsed pooled, et selle õppimisega kaasnevad. Väga kena, suur aitäh selle vestluse eest, Tiit. Palun. Nüüd on käes see aeg, kus tuleb ikkagi ka minul kitarr kätte võtta ja kuigi ma pole oma elus muud pilli mänginud kui natukene araabia trumme, siis Tiidu abiga täna ma proovin kitarri ära. Selleks me läheme meie teatrisaali ja hakkame pihta. Läki. Nii, Tiit, seadsime ennast sisse teatrisaali ja ma põnevusega
näen, et sa oled mulle toonud First Steps noodi kaasa, loo, mida ma siis äkki juba mängin täna, äkki mitte. Ja mis me täna teeme? No kõigepealt võtame kitarrid, vaatame, mis meil siin on. Nii. Et meil on nüüd erinevad pillid, üks on siis, et sinul on klassikapill, millel on siis nailonkeeled ja minul on siis metallkeeltega, mis on natukene valjem ja mida mängitakse aga siis selle abivahendi ehk siis mediaatoriga, aga seda pilli mängitakse siis ainult sõrmedega. Ja selleks, et kohe nüüd mängima hakata, selleks on mõeldud siis välja niisugune süsteem nagu tabulatuur ja tabulatuur aitab kohe mängida siis võtad noodi ette ja hakkadki kohe mängima. Kohe hakkangi. Okay. Nii, et muidu on see, et muidu me peame õppima selgeks noodid, kus nende nootide asukoht siin kaelal on, aga tabulatuuri puhul siis see ei ole oluline. Lihtsalt me teame, et meil on siin 6 keelt, eks ju. Ja esimene keel on siis, keeli hakatakse lugema siit peenema poole pealt, eks ju. Tegelikult kitarri puhul on see üleval pool. Miks ta on üleval pool, sest et kõrged noodid on alati üleval. Madalad noodid on all. Ehk siis see on kõrgem pool ja see on madalam pool. Selge. See on siis, tuleb pea peale pöörata nagu tagurpidi. Ja tabulatuur on siis iseenesest niisugune, kui siin on nüüd noodid, siis tabulatuur on siin all. Ja tabulatuur näitab ära, nüüd siin on 6 joont ja see näitab ära, mis keelel, mida me mängime. Et kui on siin meil nullid, siis see tähendab seda, et me mängime lahtisi keeli. Lahtine keel on siis see, et me ei pane siit midagi peale, vaid tõmbame lihtsalt niimoodi. Eks ju? Nii. Pöidlaga. Algselt. Aha, okei. Nii. Tõmban allapoole siis põhimõtteliselt. Ja. Siis me ei pane kätt siia. Miks me ei pane? Sõrmed peavad olema, nii nagu mul üks õpilane ütles, sõrmed peavad olema nagu tuletõrjujad kogu aeg lähedal. Ehk siis sõrmed on siin keele vastas meil praegu. Nagu valmisolekus. Valmisolek on. Ja pane keele vasta kohe päris. Nii. Ja siis me vaatame, esimene takt me on siis niimoodi, et esimene keel, teine keel, kolmas keel ja see on kolmandal keelel, hakkame siit mängima. Ehk siis meil on rütmid on ta, titi, ta, titi. Ehk siis ja nüüd me vaatame, siin on 3 takti on ühesugused ja siis on pikk ta A. Ehk siis mängime koos. 3 ja ta, titi, ta, titi ja kolmas kord ta, titi ja ta A. Kitarriõppe nõuab suurt keskendumist ja koordinatsiooni ning ma pusisin ikka korralikult ka kõige lihtsamate lugudega. Oleks vaid kitarriõppe nii kiire kui see videolõik, aga saate lõpp hakkab vaikselt paistma ning vaatame nüüd, kuhu maani ma oma esimese kitarritunniga jõudsin. Ja. Finaali panna. Peita ära. Kas ma olin selline keskmine õpilane või ma olin selline, kes ajas ikka kogu aeg sassi? No, ütleme tavaline. Väga hea. Mina juba ületasin ennast praegu. No, et see, et ma sain nagu selle pool sellest leheküljest mängitud, oli päris hea. Nii, et me saame bändi teha juba. Meil on juba praktiliselt üks lugu selge. Sina soleerid ja siis mina teen finaali. Nii see käib jah, et läbi vigade, aga siis, kui jälle välja tuleb, siis on rõõm suur. Tiit, suur aitäh, et sa selle aja praegu minule pühendasid. Mul on suur austus sinu töö vastu ja hästi suur rõõm, et sa meil Rahvaülikoolis õpetad. Suur aitäh, et sa saatesse tulid. Palun. Sel aastal olen õppinud tangosamme, tööelu kujundamist, avalikku esinemist, käinud lapitöökursusel ja ära proovinud ka kitarrimängu.
mina olen tänase saate jooksul juba Tiitu korduvalt küsitlenud, aga peatselt ja kaamera väliselt annan ma selle rolli Tiidule üle ja tema saab siis salvestada oma küsimuse meie saate järgmisele külalisele. Kes ta on ja mida Tiit temalt küsib, seda saate teie, head vaatajad, aga kuulda ja näha edaspidi. Meie saadet jääb lõpetama Tiit Kõrvits enda poolt valitud bluusilooga. Aitäh vaatamast ja kohtume detsembris meie jõulusaates.